Tere, armas kuulaja! Aitäh sulle, et sa oled sattunud siia, vajutanud kogu selles kirevas maastikus, mis on igal pool internetis, kõik need võimalused, kuhu sa saad klikkida. Ja sa oled vajutanud kusagile ja sa oled sattunud siia Epp-Petrone maakoju, kus on mul gloobus, kus ei ole tavaliselt üldse internetiühendust. Siin on väga paksud seinad ja siin on see koht, kus ma ennast maandan ja tegelikult saan ühenduse iseendaga ja vaatan maailma poole. Ja see on pilootprogramm. Piloot asub lendama ja lendame siis kusagile, sellest saab avasaade Petrone Printi podcastis. Ehk siis vaatame, kas õnnestub koos ka maanduda ja ma mõtlesin enne, mida ma jutustaksin sellises väljakutsuvas vormis nagu monoloog iseendaga, vaadates tagasi sellele Petrone Printi minu sarjale ja mõeldes niimoodi, et kui keegi kuulab, et tal oleks midagi õppida. Ja mis on need õpitunnid, mis ma praegu, kui tegelikult on kogu see lugu, minu jaoks on see kestnud 20 aastat. Minu sari ametlikult on ilmunud 18 ja peaaegu pool aastat, aga see algas ju tegelikult enne ja me nagu ta niimoodi paberi peale, kaante vahele sai. Ja mul on tõepoolest mingisugused mõtted settinud. Vahel on mind kutsutud näiteks gümnaasiumitesse või ka põhikoolidesse esinema, et siis ma olen olnud selles samas olukorras, et hea küll, need lapsed on siia enam-vähem sunniviisiliselt kokku aetud, aga et oleks võimalik neile anda see üks koolitunni jagu sellist materjali, et neil oleks võimalik edasi minna, teades, et nad on midagi nagu juurde saanud oma elus. Ja no ma alustaksin tegelikult iga kord alustan erinevatest kohtadest, muidu läheb omal igavaks, aga praegu, kui ma näen seda oma armast gloobust ja mõtlen selle peale, et selle gloobusega seostub mul üks lugu. See oli ajal, kui ma elasin Ameerikas koduperenaisena nii-öelda ja õnneks oli mul tulnud pähe mõte, keegi oli mulle soovitanud, et on selline moodne asi, et hakka natukene oma elu kirja panema, kui sul on igav või imelik olla. Kohe jõuan selle gloobuse juurde ka, aga korraks peatun sellel teemal, et miks peaks üldse midagi kirja panema. Ja võib-olla ei peagi igaüks midagi kirja panema, aga mina olen iseennast tundma õppinud niimoodi, et aru saanud, et on teatud tüüpi rahuldustunne, mida minule isiklikult ei paku mitte miski muu, kui just nimelt see tunne, et ma olen ära kirjutanud. Et see on selline naudingutunne, mida hakkab isik ise ära tundma ja tegelikult olgem ausad, ega see kirjutama hakkamise hetke ja kirjutamisesse sissemineku hetk ei ole alati väga mõnus. Seda saaks nagu edasi lükata, aga kui sa juba tead seda, et tegelikult selle ootab ees hea tunne, siis sa lähed sellesse sisse. Ja sellel hetkel, kui mina elasin Ameerikas, olin selline võrdlemisi noor, 20-ndate teises pooles, olin olnud ajakirjanike maailmarändur ja oli saabunud selline rahunemishetk minu elus, kus ma olin abiellunud ja saanud lapse ja sattunud elama sellisesse huvitavasse piirkonda nagu New Yorgi lähedal. Ja tegelikult oli mul elus ikkagi üsnagi kuiv periood.
ei olnud sellist elumahla, et suhtled paljude tööalaste kontaktidega ja lood midagi, vaid ma olin sattunud sellisesse rolli, mis on tõesti, nagu enne ütlesin, juba koduperenaine. Ja see ei ole niisama lihtne sellisele inimesele, kes on harjunud juba, oma noore ea kohta olin ma päris palju töötanud erinevates teles, raadios, ajakirjades ja siis järsku keegi ei ootagi minult, et ma midagi looksin. Ja ongi nii, et lähed välja oma lapsega, lähed parki, kohtud teiste, tavaliselt seal piirkonnas lapsehoidjatega, mitte emadega ja mul oli kogu aeg selline võõrandumise tunne oma elust, et justkui see on minu elu, aga ma ise imestan selle sees. Ma ei tea, kui paljudel seda ette tuleb, minul viimasel ajal ei ole seda väga ammu ette tulnud ja ma ei oska isegi öelda, kas see oli seotud siis vanusega või sellega, et ikkagi oli väga suur rolli muutus ja ma hakkasin sellest välja tulema tegelikult läbi selle, et ma hakkasin pidama blogi ja kirjutama. Sest praeguseks ma ütleksin seda, et ega see blogi pidamine on ju ka natukene võib-olla moest läinud, nüüd on juba mingisugused teised vahendid, aga sellel ajal oli see väga moodne ja siis see Epetrone blogi oli ka selline sammus niimoodi kusagile populaarsuse poole. Aga see, ma arvan, et isegi siis, kui ma ei oleks saanud tagasisidet, isegi siis lihtsalt see, et kirjutada üles oma päevikusse, seda ma olin ju ka kogenud tegelikult juba varem, kui ma reisisin ja rändasin, et see ise üles kirjutamine on enesetunde jaoks väga tähtis. Ja tegelikult nüüd vaadates tagasi, möödunud on päris palju aastaid ja oma elule vaadates, et mul on tegelikult elu sees justkui mingisugused mustad aknad, kus ma mäletan vähem. Miks? Sest mul ei olnud sellel hetkel ressurssi üles kirjutada või tuju või mis iganes seda põhjust otsida, aga ma tegelikult ei kirjutanud üles. Ja minu jaoks on see minu retsept teistele inimestele ei pea olema selline ambitsioon, et sa tahad kindlasti saada kirjanikuks, et see on ikkagi selline iseenese teraapia ja endale sellise turvatunde ja mälu tekitamine, et sa paned kirja asju. Ja kui on väga kiire aeg, siis ei pane pikalt kirja, paned kirja võib-olla mingisugused emotsioonid, võib-olla mingid märksõnad, aga et sul on võimalik hiljem tagasi minna sinna. Et need toimivad selliste sildadena, et sa saad iseendaga uuesti ühendust. Ja see on minu selline esimene täiesti universaalne soovitus. Et kõik ei pea tahtma saada kirjanikuks, aga kõigil võiks olla selline komme midagi mälusse panna kirja, kas või märksõnad. Ja seesama gloobus, tulen nüüd ringiga tagasi oma armsa gloobuse juurde, mis on praegu Võrumaal siin maakodus. Kunagi oli ta siis seal Long Islandil meie peres, noores peres, kus toimus kolimine. Ja see lugu on Minu Ameerika raamatus. Ma arvan, et ta oli teises osas, aga äkki oli esimeses osas. Igal juhul on ta seal Minu Ameerika lugudes sees ja juhtus selline asi, et kuna mina olin ikkagi selline vene keelt oskav ameeriklane, siis ma leidsin endale vene kolijad, kui me ühest kohast teise kolisime. Ja need kolijad kadusid ära.
ja see oli veel selline aeg, kus ei olnud tegelikult nii, kas me ei olnudki vist vahetanud telefoninumbreid, et nendel ei olnud minu numbrit ja nad ei võtnud vastu. Ma arvan, niimoodi oli, et telefonid olid ikka olemas sellel ajal. Aga kõige rohkem ma muretsesin sellepärast, et ma andsin sellesama gloobuse nende autosse, et see mingisugune Vitja või Saša või kes ta seal oli, nende see rühmajuht võttis minu armsa gloobuse ja kõndis sellega oma autosse, sõitis minema ja kadus ära. Ja see oli sellel hetkel ikkagi päris suur draama, sest et mul on sellised lahedad tegelased seal nagu Pabistav ämm ja Pabistav äi, kes olid ka abiks koristamisel ja kolimisel. Ja siis oli niimoodi, et Epp, mis sa tegid? Sa leidsid meile vene kolijad, kes võtsid kõik oma auto täis meie kraami ja kadusid ära. Ja no tõepoolest oli selline kriisihetk, et mõtlesin, mis meil seal veel oli peale selle armsa gloobuse, et oot, mis seal olidki. Kõik need mingisugused vanad päevikud ja need olid mul minu arust minu autos, aga siis oligi, et mis meil seal siis nagu oli. Ja loomulikult see lugu lahenes niimoodi, et ma sain mõne aja pärast telefonikõne, kus siis see Vitja või Saša teatas, et ta tegelikult oli ikkagi läinud lihtsalt tankima ja loogiliselt võttes ka, et miks neil oleks olnud vaja mingisugust suvalist avaari, et nad tahavad ikka raha saada oma kolimise eest. Ja põhimõtteliselt kogu lugu. Nii palju ma seda lugu nagu praegu peast mäletan, et enam-vähem midagi sellist see oli ja tänu sellele gloobusele ma seda oma mälus säilitan. Aga väga oluline on see, et ma tegelikult ju kirjutasin selle üles. Ma pole seda ise ka aastaid üle lugenud, aga see on olemas seal raamatus ja kui ma ei oleks seda üles kirjutanud, sellest loost oleks 90% ära kadunud. Sest juba ka see ülekirjutamine tekitab seda, et ikkagi tekib rohkem seda mälu. Ja sellepärast see gloobus ongi minu esimese õpitunni lugu. Kirjutage üles, jätke meelde. Pärast on, mida lapselastele meenutada. Aga heake küll, seal ma siis olin oma elus ja aru saamas, et midagi toimub. Et ma teen omale aina rohkem tekstimaterjali, millele aina rohkem tuleb juurde lugejaid. Et mõtlen seda oma blogi. Ja see on alati igal kirjutajal, tegelikult ka igal loojal, samamoodi kunstnikul ja muusikul küsimus, et kui palju sa soovid jagada ja kas sa teed seda endale või teistele. Ma arvan, et see õige vastus ongi see, et sa teed enda jaoks selle erilise rahuldustunde saamiseks, aga see toimib ikkagi ainult siis, kui sul on juures teised. Ja seda võib mitut pidi analüüsida, et kas sul on vaja seda öelda, et näed, kui sa teistega jagad, siis tekib see, kuidas seda nagu niimoodi eriti küüniliselt öelda, et turundusplatvorm. Ja samas võib seda lihtsalt öelda niimoodi, et ka kana kaagutab, kui ta on muna ära munenud ja siis kõik märkavad. Et see on väga ürgne loodus, et sa saad, tegelikult inimene on ikkagi karjaloom ja loovinimene on selline natukene vahepeal omaette hoidev karjaloom. Ja ma sain juba tegelikult lapsena aru sellest, et minu suur unistus on see, et kui minul õnnestuks ka raamatuid kirjutada. Ja siis, kui ma olin seal Ameerikas seesama
blogiv koduperenaine, siis mul tuli see unistus muidugi meelde. Et see ei olnud kunagi selline unistus mul lapsepõlves, ma hakkan Ameerikast raamatut kirjutama, ma tahtsin ikka Astrid Lindgren olla. Aga see koht, kus ma nägin seda, et inimesi huvitavad need Ameerika lood ja ma võiksin ikkagi ise ka nüüd edasi mõelda. Et see on selline segane õpitund võib-olla, või kuidas seda sõnastada, et sa pead ise oma palli ka lükkama. Ja see muide seostub ka Astrid Lindgreniga, sest kui ma lugesin tema elulugu, siis ma sain sellest aru, et ta ikkagi vägagi konkreetselt suhtles toimetajate, tõlkide, agentide, kogu selle armaadaga, kes neid tegelikult aitasid kaasa sellele, et peale andeka inimese oleks ka foon tema ümber. Ja ausalt öeldes ma ei mäleta, kuidas see täpselt minu sees oli see nagu sõnastatud või oli see lihtsalt niimoodi tunnetatud, aga ma teadsin seda, et ma pean teisteni jõudma ja et ma võiksin internetist välja jõuda. Järelikult on vaja raamatule nime. Ja siin on üks hetk, mida ma väga hästi mäletan. Võib-olla ka sellepärast, et mul on alles see päeviku lehekülg. Ikkagi ka mälupilt, ma istusin meie Ameerika kodus laia aknalaua peal, aken oli lahti, me elasime teisel korrusel ja esimeselt korruselt tuli sisse sisehoovist, tuli sisse seal asuva Hispaania restorani selline küüslaugu lõhn. Ja seal ma istusin ja nuusutasin seda lõhna ja mõtlesin, et mis mu raamatule nimeks panna. Ja mul kogu aeg kummitas peas üks lapsepõlve raamat, mille nimi oli Ameerikat ei ole olemas. Ja proovisin seda nagu välja lükata enda mõtlemisest ja sõnastada neid muid enda Ameerika kogemusi ja näiteks seal kodu selle päeviku lehekülje peal on kirjas, et ma läksin ikka vägagi keeruliseks, et seal olid näiteks keskkonnahoolik 1000 võimaluse maal. Ja siis oli seal mingisugune, et miks on Ameerika olemas või mingid nagu sellised kentsakad küsimused. Ja siis järsku väsisin ma ära sellest. Ja läksin väga lihtsaks. Ja kirjutasin sinna lehekülje lõppu minu Ameerika. Ja mõtlesin sellele küüslaugu lõhnale enda ümber ja mõtlesin sellele, et vaat, kui me oleksime oma üürikorteri võtnud 2 maja eemale, siis juba oleks minu Ameerika teistmoodi, tal oleks teine lõhn, tal ei oleks seda Hispaania restorani siin allkorrusel, kus ma saan niimoodi alt üles vaadata sisehoovis olevatele lauakestele. Kõik oleks teistmoodi. See on minu Ameerika. Ja ma tajusin seda, et ta ongi selline nagu mõnes mõttes hästi pretensioonitu pealkiri, sest ta on ikkagi väga nagu selline väike lõiguke, et see ongi minu Ameerika, vabandage väga, on ju. Ja samas ta on ikkagi selles samas 2 sõnas ülipretensioonikas, justkui see oleks kõik, et ma oman seda suurt maailmajagu. Ja see jäigi. Et siis ma tundsin selle ära, et vot nii ma panengi selle pealkirja. Ja üsna kiiresti tuli sellega koos see mõte, et tegelikult saaks teha juurde kellegi teise mingi muu minu loo. Ja mis on minu jaoks nagu kõige suurem õpitund siin on see, et minimalism. Kui ma lugesin seda Steve Jobsi elulugu
siis mul tuli mingisugune äratundmine, et kuidas see Jobs läks oma nende tootearendajate juurde, kes kogu aeg proovisid igasuguseid vidinaid ja nupukesi ja nagu sellist sära sinna juurde panna. Ja Jobs ütles, et tehke lihtsamaks. Ma ei tea ühtegi nuppu. Tehke mulle selline telefon, kus ei oleks ühtegi nuppu. Ja mul tekkis déjà vu, mõtlesin, et see on seesama teema, et oskus ja julgus minna hästi lihtsaks. Sest kui ma oleksin läinud selle keskkonnahoolik 1000 võimaluse maal tüüpi pealkirja juurde, siis ma ei oleks tegelikult saanud edasi mõelda seda, et sinna samma kõrvale võiks tulla niivõrd lihtne lugu näiteks Hispaaniast. See sai tulla ainult tänu sellele, et oli minu Ameerika, mille kõrval oli minu Hispaania. Ja ma arvan, et teatud sellise ajurünnaku faasis ongi nii, et loobid asju ja siis lõpuks lähed hästi lihtsaks. Et see on mingi selline õpitund, mis läheb hästi universaalseks. Ja meie sarja puhul on see nii, et edasi oli minu peas juba mõte, et ma saan teha raamatu, millele ma panen pealkirjaks Minu Ameerika. Ja kuna samal ajal oli ju tegelikult see sama moodne blogijate elu peale hakanud, mul olid blogid, mida ma jälgisin, kommenteerisin, natuke teadsin neid inimesi. Ma arvan, et ühe käe sõrmedel võis neid üles lugeda, aga nad olid siiski ka erinevatest maailmakohtadest. Oligi minu Alaska, minu Hispaania, kusjuures oli ka minu Poola Lisette Campus, keda ma kunagi ei suutnudki aktiveerida oma raamatut kirjutama, aga ta oli tegelikult väga lahe blogija ja oli see inspireerija, julgusandja, et vot saaks teha. Ja nii ma tegingi sellise paketitee enda jaoks valmis. Aga ma ei arvanud, et ma hakkan ise kirjastajaks. Ma arvasin, et ma pakun need ideed mõnele tänulikule Eesti kirjastajale ja siis saabki teha niimoodi, et ma olen esimene sarjas ja nad saavad terve sarja teha. Aga miks läks nii, et minust sai kirjastaja? See on juba järgmise õpitunni küsimus. Ja nüüd kujutage ette, et teile öeldakse ei. Ma arvan, et peaaegu kõik inimesed, kellel on ideid, pealehakkamist, jõuavad sellesse kohta, kus kusagil keegi ütleb ei. Ainult need, kellel ei ole nii palju ideid ja kellele sobib selline etteantud tee ja süsteemis toimimine, ainult neil on see võimalik, et ei tule sellist nagu lage ette. Ja minul oli niisiis valmis pakett, oma blogist kokku pandud lookesed, igasugused Ameerika elu juhtumid, pluss lisaks siis need ideed, kellest veel saaks teha mõne sellise raamatu mujalt ilmast. Ja siis ma saatsin seda kirjastustele. Ja suur küsimus on, et mitmele ma siis saatsin. Ma kindlalt mäletan vähemalt 3. Ja ma mäletan seda, kuidas tulid siis need viisakad eid. Sest nüüd ma juba tean, kirjastaja töö on väga suures osas viisaka ei ütlemine. Et see on selline koht, kus peabki teatud meeleolu olema, et täna ma saadan need eid laiali, et kahju küll, aga
aga jaasid tulebki vähem. Ja see on selline eluseadus. Ja mina sain ei. Ja mul on meeles see põhjendus, et mul ei ole konkreetset žanri sellel käsikirjal, mida ma pakun. Et ta ei ole ju artiklikogumik, ta ei ole elulugu, elulugusid üldiselt kirjutavad ikkagi vanemad inimesed ja või siis on nad kusagil erilistes oludes olnud, kui nad on noored ja kirjutavad. Ega ole ta ka reisikiri nagu tavamõttes, et läheb keegi kirjanik kusagile põnevale maale ja siis kirjutab oma päevade kaupa reisikirja, vaid ta on nagu mingi selline segane žanr, et mida ei saa juba kusagile liigitada, et see on esimene suur probleem. Ja tõepoolest ma siiamaani aktsepteerin, et see tegelikult ongi natuke probleem, et mis asi see kogu sellest asjast välja kasvanud minu sari siis on. Et ta ei ole ju päris elulugu ega reisilugu ega arvamuslugude kogumik, aga ideaalis ongi seda kõike seal sees. Ja ma olin selles hetkes oma elus, kus ma pidin väga konkreetselt omale auditi tegema, sest ma olin ikka väga uskunud sellesse, et saabuva järjekord minu ukse taha, et millist kirjastust valida. Ja selle asemel tulid põnts ja põnts ei vastused. Aga õpitund ongi see, et saa oma sisetundega kontakti ja vaata täiesti klaarilt seda pilti, mis su ees seisab. Minul on sisetunde kontakti jaoks alati oluline, et pane internet kinni ja ole looduses. Sellel hetkel seal Ameerika äärelinnas oli selleks minu jaoks meri. Ma elasin siis juba nagu New Yorgi linna piirides sees, aga hästi äärelinnas ja seal oli ookeanirand ja ma mäletan, et ma läksin sinna kõndima ja lihtsalt mõtlesin, tunnetasin, et panin sõrmed liiva sisse vahepeal seal ja vee sisse ja lihtsalt proovisin aru saada, et mis ma nüüd peale hakkan. Et jätangi selle asja sinna paika, sest pole žanri või ei jäta. Ja see sisetunne ütles, et ei jäta. Ja seal oli muidugi ka see suur pilt oli see, et mina usun sellesse, et ega inimesi tegelikult ei huvita see, et on kusagil mingisugused, ma ei tea, need UDK numbrid, mingisugused žanri määratlused kusagil raamatukogude süsteemis ja see ei huvita neid. Tegelikult on inimesed tulnud lõkke ümber türgajast, kus tegelikult see, mis luges, oli seesama lugu. Et keegi oli loo jutustaja seal lõkke ümber ja teised kuulasid suuammuli. Selline lugu. Ja tegelikult tuleb selle juurde tagasi minna. Ja küll pärast kõik muu laheneb. Sest ilmselgelt ma olin eelkõige üles viitsinud kirjutada lugusid, nagu ma tõin näite sellest, et kolime ja siis järsku vene kolijad kadusid ära. Neid lugusid oli palju mul seal blogis ja neid saab seal Minu Ameerika raamatus siiani lugeda. Erinevates raamatutes, neid on 3 osa praeguseks. Ja kui sa lähed selle loo juurde tagasi ja vaatad, lojaalsus, mul on olemas jälgijate, lugejate lojaalsus, nad on huvitatud. Tuli praegu meelde selle sama kolimisega seoses oli üks väga südantsoojendav
juhtum, et mul ei olnud siis ju internetti, kui ma olin ühest kohast teise kolinud ja oli vaja lihtsalt elada. Ja siis selgus, et minu blogis oli samal ajal toimunud selline kuulajate koondumine, kus nad kõik arutasid kommentaariumis, et umbes, et tukad kammitud esireas, et millal Epp tagasi ilmub. Et mis nüüd juhtus, et kuhu ta kadus. Ja see lojaalsus ise, et see lojaalsus oli tegelikult ju loole. Et ma olin tekitanud sellise loo, mida taheti edasi järgida. Ja see loo jutustamine on väga suur asi, mis on olnud meil tõesti sellest ajast peale, kui me jääajal ellu jäime, sest öeldaksegi, et jääajal jäädi ellu, sest et suudeti tehniliselt lahendada teatud probleemid, näiteks soe ja toit, aga oli ka see, et meil oli see lõkke ümber iseendale nagu vaimselt sooja andmine, mis olidki laulud ja lood. Ja kui me näiteks tänapäeval vaatame, siis eelkõige on need lood läbi voogedastuste, igasugused ka podcastid, Netflixi filmid, kõik see, mis kogu aeg muudab vormi, aga tegelikult on seesama asi, see suure tähega öeldud lugu. Ja siis ma sammusingi sealt oma ookeanirannast kodu poole ja mõtlesin, kui muud üle ei jää, siis tuleb ise kirjastada. Sest et minul on lojaalsus sellele loole ja usk, et seda on vaja. Ja see võib kõlada pateetiliselt imelikult, aga mul oli tekkinud selline sisetunne, et seda ei ole vaja mitte nagu lihtsalt minule endale, vaid et ikkagi ka Eesti rahvale. Ja praegu ma vaatan tagasi ja mõtlen sellele, et see on ikkagi olnud koht, kus on silmaring laienenud, empaatia suurenenud läbi nende lugude. Kui me mõtleme sellele näiteks, et Justin kirjutas loo Minu Eesti, ka mitu osa, ta kirjutas loo, mis on välismaalane, ei ole blond ja aktsepteeritud, tuleb siia. Ta tegelikult võiks olla selline, kes niimoodi tomatirahega minema aetakse. Aga seda ei juhtunud, et ta suutis selle looga midagi eestlaste südames liigutada ja ma arvan, et kõik need, kes selle loo läbi lugesid, tegelikult täiesti kogemata, mitte teadlikult said omale selle empaatia piirid suuremaks. Ja neid näiteid võib küll ja veel tuua, kus on hea lugu, annab silmaringi ja annab seda tunnetust, et sa saad aru maailmast läbi teiste inimeste. Ja kui lühidalt öelda, siis ma tegingi selle ära, et me hakkasime ise kirjastama. Ja ees oli veel palju õpitunde. Minult on vahel küsitud seda, et mis oli see põhjus, miks minu sari hakkas niimoodi toimima. Ja kusagil maaraamatukogudes näiteks käin vahel esinemas ja on sellised kaasamõtlevad inimesed. Ja ma arvan, et mul on tekkinud 2 vastust, mis on kõige tähtsamad. Ja üks on see, et ma tegelikult niimoodi intuitiivselt, mitte teadlikult tajusin ära selle, et midagi globaalselt on toimumas. Hakkas toimuma ju tegelikult globaalne ränne, globaalsete eestlaste uus laine. Ja ma olin õigel ajal õiges kohas ja seda olid paljud teisedki, aga mul võib-olla siis vedas selle teise vastusega julgusega teha.
aga ma korraks keskenduksin veel sellele globaalsele rändele. Kui sina mind kuulad, sa võid olla noor, kes võtab seda iseenesestmõistetavalt, et maailm on avatud, eriti lääne suunas, aga ka Aasia suunas, et võta ja nopi nii-öelda. Võib-olla sa oled hoopiski vanem, minustki vanem ja mäletad hoopis sellist aega, kui maailm oli ka avatud, aga selle Nõukogude Liidu suunas ja sealt 6. planeeti palun võta ja nopi, aga kõik muu oli kinni. Ja mina olin see põlvkond, kes oli täpselt seal vahepeal. Ma mäletan seda, kui ma läksin ülikooli, siis tekkisid seal ma arvan, et esimesel, teisel, 3. kursusel igale poole stendidele, sest sellel ajal ei olnud internet levinud, oli põlve otsas ainult väga ebatavalistel inimestel selline teadmine, et on olemas mingi internet. Aga stendidel olid kuulutused, kes soovib minna vahetusõpilaseks, üliõpilaseks, kandideerida Filipiinidele või kusagile Saksamaale. Et see uks hakkas nagu praotuma ja sealt hakkas sellist värsket õhku sisse tulema. Ja tegelikult mina ei olnud see päris esimene laine, et minul läks niigi isiklikult põnevalt, ma hakkasin tegema lapseajakirjaniku huvitavat karjääri ja tööle ajakirjas Favoriit, mis oli väga eestimaine ja hakkasin seal tööle juba 18-aastaselt ja siis tuli mul mõne aasta pärast, kus ma siis sain aru, et tõepoolest uks on rohkem lahti läinud ja on kõik võimalused minna ja avada seda maailma. Mõnevõrra võiks ütelda, et sellest on räägitud minu reisiromaanides, eriti see Kas süda on ümmargune esimeses osas on see, kuidas mu need reisid tõesti lahti läksid. Ja siis tuli sellele peale mõne aja pärast siis see kohtumine ameeriklasega, Justiniga, Ameerikasse kolimine ja märkamine, et on neid väga palju teisi, kes on just läinud kusagile elama Eestist ära. Seda ei teadnud, kas nad kolivad tagasi Eestisse, no seda ei teagi siiamaani, aga võin öelda, et ikkagi paljud ongi Eestisse tagasi kolinud. Aga see nagu meie kultuurist vaadates selline globaalse küla avanemine, kus mindi kuhu iganes. Ja nüüd võtta niimoodi, et see inimene, kes läks, tal on kindlasti oma lugu ja lihtsalt tõenäosusteooria järgi mitte igaüks ei suuda seda lugu niimoodi jutustada, et see oleks kõigile huvitav. Aga neid on piisavalt palju, sest need on ikkagi ärksad inimesed, kes niimoodi lähevad. Ja seda lugu tahaksid lugeda need, kes veel ei ole läinud. See puudutab praegu näiteks seda, et tegelikult see minu sari on keskkoolides ja noorte hulgas üsna populaarne. Seda on ka pandud koolides selliseks kohustuslikuks kirjanduseks. Muidugi sealt tuleb see, et nad saavad sinna otsa peale, aga ikkagi on ka see, et see on miski tuleviku variant, mida saab niimoodi teise inimese õpitundide abiga läbi mängida. Ja samas on kõik need koju jäänud emad, isad, vanemad, vanaisad, kõik see seltskond, kes tegelikult elavad lihtsalt kaasa, võib-olla nad ei taha sinna minna. Ma praegu räägin selle mõttega, et suurem osa minejaid olid ikkagi noored inimesed ja hiljem, kui Euroopa Liit juba Eestisse jõudis, tekkis rohkem seda, et tegelikult on ka see suur
vanemate inimeste laine, kes on läinud seda pensionipõlve mujale veetma. Aga siis, kui me alustasime sarja, siis tegelikult vanainimesed, kuidas ma ütlen, vanainimesed, aga sellised keskealised ja need kojujääjad, nad tahtsid lihtsalt teada, mis meie küla või meie suguvõsa Mari või Jüriga on juhtunud, et kui ta on läinud sinna kusagile kaugele maale, nad tahtsid kaasa elada. Ja kogu see pilt ongi see, et oled õigel ajal õiges kohas ja jutusta seda globaalsete eestlaste uue laine lugu. Ja ega ma sellest niimoodi tarkade sõnadega sellel ajal aru ei saanud, aga ma sain aru, ma mäletan, et olid just need mingisugused pildid silmade ees ja minu oma vanaema ja teised sellised noored ja vanad, ma nägin, et neid huvitab see. Ja nüüd tulen selle teise vastuse juurde, et ega ma ei olnud ju ainus, kes tegi reisiraamatuid või selliseid ka juba ka pool elulugude raamatuid. Aga see, et miks ta nagu nii hästi toimima hakkas. Ma praegu arvan küll, et selles oli üks põhjus see, et me olime julged. Ja mulle tuleb meelde päris alguses, 2008 jõulu eel, kui see sari oli niimoodi nagu alustanud vaikselt ja ma olin oma nendele tuttavatele blogijatele ja artiklite kirjutajatele teinud ettepanekud, et te võiksite meile raamatukogumiku kokku panna, aga ei olnud mul endalgi ju kindlat teadmist, ega seda ei ole siiamaani, et kes kui kiiresti midagi päriselt valmis teeb. Ja siis juhtus selline asi, et piisavalt palju jõulu eel selgus, et on valmis saamas 3 käsikirja. Need olid sellel hetkel minu Alaska, minu Tai ja minu Moldova. Ja mis ma nüüd siis peale hakkan? Sest et selline vanakooli mõtlemine oleks see, et sa ei saa riske võtta, sa ei saa teha korraga 3 raamatut alustavas sarjas. Sest et sa konkureerid nagu iseendaga ja siis sa tõmbad vett peale endale ja ei saa lihtsalt kõike seda korraga teha, sa pead valima ühe favoriidi ja teised lükkama järgmisesse aastasse. Aga ma mõtlesin ühest küljest autori seisukohalt, sest mina olen ise ikkagi eelkõige autor ja mul on alati hästi lihtne minna nendesse autori sussidesse. Et mõtle kui õudne, et sult on tellitud lugu ja siis öeldakse, et aga nüüd ei saagi enne jõulu, sest kõik teavad, et enne jõulu ikkagi parim kink on raamat, Eesti vanasõna ja ikkagi peaks olema tal see võimalus. Ja siis ma mõtlesin ka sellise suurema pildi peale, et aga äkki on just hea, kui need tulevad kõik koos, sest kui seni pole keegi märganud, et see on sari, siis see sarja kehtestamine tuleb väga konkreetselt. Et pole võimalik mööda kõndida. Et kui sa näed uudiskirjanduses 3 raamatut kõrvuti, siis sul ikkagi jõuab see pärale, et see on sari. Ja võtsingi selle julguse. Ja et asi nagu veelgi keerulisem oleks, siis tegelikult nendest 3 autorist ei olnud 2 Eestis. 1 oli. Et kuidas seda siis nüüd niimoodi mõnusalt esitleda. Raamatute esitlemine on nagu omaette teema, ega seda on vaja, aga ma arvan, et see on seesama teema, et kanaga kaagutub, kui tal on õnnestunud üks ilus muna pesasse muneda. Et see on isegi mitte kirjastajale, aga just autorile, see on nii oluline, et ta saab selle kaagutamise momendi ja kõik märkavad ja õnnitlevad ja põhimõtteliselt sai võetud vastu otsus, et me teeme sellise üliriskantse lahenduse
veebipõhise esitluse, kus on 2 autorit suurel ekraanil läbi Skype'i, äkki on nii, et juhtmed peavad vastu ja midagi ei juhtu. Ja lühidalt öeldes läkski nii, et see esitlus õnnestus ja tegelikult saatsin ju kutse ka toonasele ETV kultuuriuudistele ja ma arvan, et seal oli ka seesama teema, et oleks 1 raamat, aga et oli korraga 3 ja nad tulidki kohale ja ma sain öelda otse kaamerasse mikrofoni selle, et vot meil on selline sari, kui teie teate kedagi eestlast, kus iganes maakera nurgas, kes võiks kirjutada raamatu, siis palun ühenduda Petrone Printiga. Ja siis tuli päris korralik laviin pärast seda saatelõiku, kus tuligi nagu see, et me läksime blogidest välja, sest neid eestlasi, kes ka siis nagu näevad ise või nende mingid vanaemad kuskil külas olid seda saatelõiku kuulnud ja võtsid, nagu saatsid edasi, võtsid ühendust ja tegelikult ei ole see laine päris üle läinudki mitte kunagi. Et see on olnud niimoodi, et niisugused väiksed lainekesed käivad ja ikka meile kirjutatakse kusagilt, et see on teada, et me võtame vastu mis iganes nurki meie gloobuselt. Põgusalt ma puudutaksin ka seda hetke, kui meil oli näha, et on nii palju inimesi, kes soovivad kirjutada oma lugu, et me olime suutnud selle sõnumi välja hõigata, et siin on selline kirjastus, kes tahab eestlaste lugusid. Ja siis neid hakkas tulema, nagu öeldakse, Vändrast saelaudu. Ja mul on meeles see hetk, et meil oli selline kirjastuse koosolek, kus tekkis selline vaidlusmoment, et kui sageli saab üks Eesti lugeja neid raamatuid lugeda ja võib-olla osta, raamatukogust võtta, kui sageli. Kas 4 korda aastas või 6 korda aastas. Ja mina ütlesin, et iga kuu. Ja mulle vaieldi vastu, et ei, iga kuu on absoluutselt hullumaja. Et nii ruttu ei saa neid raamatuid teha ja keegi ei jaksa neid osta. Mulle tuli meelde see oma lapsepõlvest, kuidas minul oli selline kuupõhine ootus, noorpõlvest isegi rohkem, oli ajakiri Noorus ja minu jaoks oli see, et ma elasin noorusest nooruseni. Iga kuu ootasin järgmist numbrit. Ja see konkreetselt aitas mul mõelda, et miks ei võiks olla inimesed, kes iga kuu ootavad, et mis sealt jälle tuleb, milline maailmanurk sealt jälle tuleb. Ja ma arvan, et see läks niimoodi käima mingisugusel hetkel, et seal tõesti oodati. Ja praegu on võib-olla meil aeg hakata seda tempot aeglustama. Kusjuures kirjutajaid on ikka väga palju, kes soovivad seda kirjutada ja üks asi, mis me mingisugusel hetkel soovituste põhjal ka tegime, et me astusime sellest kastist välja, mis me olime ise loonud. Et justkui peaks olema niimoodi, et on igat maad võib kirjutada ainult üks inimene üks kord. Et me läksime teisele ringile. Et tuli uuesti minu Hispaania, minu Itaalia ja minu Prantsusmaa ja need on niimoodi järjest tulnud. Nii et ma mäletan, mul oli tegelikult selline mõte, et kunagi lõpeb minu sari ära. Et lõpetaks siis ära, kui 100 raamatut on täis ja lahkuks peolt, nagu et õige daam peab oskama lahkuda peolt ja siis see minu sari on selline õige daam.
ja siis ma vaatasin kõiki neid käsikirja proove ja sain aru, et siin lihtsalt matemaatika näitab, et see oleks vale tegu. Et see on, isegi ma ütleks Eesti kultuurile vale tegu, et kui on kogemata niimoodi alustatud miskit, mis toimib ja mille sellist mõju ja võimalust Eesti kultuuri hiljem vaadata, saame aru alles mõnekümne aasta pärast, et mul ei ole üldse õigust seda öelda, et nii, lõpetame ära, 100 on täis ja rohkem ei tee, minge mujale. Et me peab ikka edasi tegema. Ja nii jätkasimegi. Ja tuli uus väljakutse. See hakkas tasapisi tekkima, et mulle hakati kirjutama kirjastuse postkasti sellel teemal, et äkki te tahaksite ka sellist raamatut nagu Minu Tallinn või Minu Tartu või Minu Saaremaa. Ja see oli esimest korda lugedes võõras, sest ma olin enda jaoks aru saanud, et see meie sari on eelkõige kultuurikonflikti sari, et ta näitab selle hästi kätte, kuidasmoodi tuleb võõrast kultuurist inimene, märkab, imestab ja näeb neid lugusid, sest ikkagi head lood tavaliselt sünnivad läbi konflikti. No kuidas Justin tuleb minu isa juubelile ja vaatab appi mingi võdisev kallerdist tuleb minu suunas, kas nad tahavad, et ma seda sööksin. Süldilugu on ju. Et sedasi kirjeldada saab ainult kultuurikonflikti inimene. Et kui ta on sellises olukorras ja see toimib siiamaani, et on neid küllalt neid lugusid, kus inimene on ootamatus olukorras. Ja siis ma mõtlesin, et aga mis asi see Eesti lugu oleks siis? Et kas see on ka siis kultuurikonflikti lugu või see on oma enda juurte märkamise lugu. Ja ma arvan, et vastus on mõlemad korraga. Kõige esimene minu sarja raamat, mis räägib Eestist peale kultuurikonflikti lipulaeva Justini, oli Minu Virumaa, Rein Sikk. Ja ma teadsin, et Rein teeb selle raamatu ära. Ma olen temaga kunagi teles koos töötanud, oli selline ütlus, et saada Rein välitöödele, tuleb tagasi 2 lüpsikut ideid täis või saatelõike täis, et ta on tegija ja et halvasti selle raamatuga minna ei saa. Ja et siis vaatame, kuidas edasi, et mõnes mõttes see oli selline risk, et kuidas Eesti lugeja seda vastu võtab, kas Eesti lugeja tahaks saada minu sarja raamatuid Eestist, et ei ole mingit eksootikat, vaid on lihtsalt Eesti värk. Et see oli tegelikult selline küsimus, millele otsustasime, et tuleb risk võtta, kuna see oli ka tegelikult Eesti Vabariik 100, et see ei olnud nagu niisama, vaid see oli ikkagi kingitus Eesti riigile, et hea küll, kui ei toimi, siis vähemasti oleme raamatukogusid varustanud Eesti lugudega. Ja see Virumaa toimis ja see ongi niimoodi, et ega tegelikult ka see Rein Sikk tuli konkreetselt ikkagi Tallinnast, ta ei olnud virumaalane ja ta elas sisse, see Virumaa nagu seestus tema sees ja on selline minu arust väga patriootlik raamat. Ja neid minu sarja Eesti raamatuid on ju järjest tulnud ja mul on meeles see Mulgimaa raamatu proovitüki lugemine, kus mul oli klomp kurgus. Sest ta nii hästi kirjeldas seda, et ta elab selles kohas, kus ta näeb seda tamme ja seda, mis on tema esiisade istutatud. Ja ma vaatasin, et nüüd on siin selline lugu, kus ei ole üldse kultuurikonflikti.
et see on üks teine lugu ja see on see lugu, mida tegelikult meil on vaja sellesama, ma ei tea, Nõukogude võimust tervenemiseks. Sest meil on kõigil, mitte päris kõigil, aga minul isiklikult ja ma arvan, vähemalt pooltel on sellised juurte läbi ekseldamise lood. Ja siis on siin üks puhas lugu sellest, kuidas on õnnestunud oma juurtega kontaktis olla. Ja seal on ka lood, lihtsalt teistmoodi lood. Et tal tulevad sinna sisse tegelased, kes on kultuurikonfliktis, aga tema ise ajab oma asja. Ja konkreetselt minu Mulgimaaga oli ikkagi selline lugu lausa, et me panime mööda selle ennustuse, et kui palju inimesed raamatut osta soovivad. Nad soovisid rohkem, kui me arvasime. Tuli juurde kiiresti trükkida. Ja mõtlen, et võib-olla see ongi mingisugune patriootlikkus ka, et tegelikult, et hea küll, sa võtad mingi eksootilise raamatu ja loed seda raamatukogust, aga sinu enda koduriiulil võiks olla sealt, et ma ei tea, piibel ja Mulgimaa ja Virumaa ja et mingisugune selline tajutav patriootlikkus tekkis. Ma ei olnud ise näiteks minu Valga raamatu esitlusel, aga mulle pärast kirjeldati, et saabus nagu selline turukotiga inimene, kes ütles, et kas saab osta ka mingi 10 raamatut, kas saab osta 20 raamatut, et ma tahan kõigile kinkida, kes on Valgast kaugemal, kõigile minu sõpradele, sugulastele. Et see tänulikkus, mis tuleb selle sama konkreetse sihtkoha või raamatu paiga poolt, et näed, et on kirjutatud raamat meie kohast. See on hästi tugeva energiaga. Ja kui öelda nagu vastuseks, et kas siis toimib, kas eestlased soovivad seda, siis vastus on absoluutselt jaa. Et pigem on olnud niimoodi, et meil ongi olnud need viimaste aastate bestsellerid, mis seal olid nagu Narva. No Narva puhul võib ka öelda seda, et ta ongi selline kombinatsioon, et on ka tegelikult ju ikkagi natukene selline välismaa tundega kultuurikonflikt, et aga me tunneme seda, et me tegelikult tahame sellest Narvast rohkem teada ja saada aru sellest Katrist, kes oli Tartu tüdruk ja võt läks Narva ja hakkas seal sisse elama. Ja Karlova on olnud selline heade näitajatega raamat, mida on palju ostetud ja mis on ka selline pool kultuurikonflikti, samas selline soe ja et sa märkad midagi, mida on teistes Eesti linnades ka selline väikelinna fenomen, et sa lähed ja oled rahulikult ja märkad inimesi enda ümber. Ja selle aasta raamatutest imepisike koht nimega Prangli saar on teinud ootamatult hea tulemuse, et väga paljud eestlased, ma arvan, et on tänu minu sarja raamatule üldse avastanud selle Prangli saare. Muidugi tegelikult on enne juba olnud see Annika Prangli, kellel on ootamatult sarnane nimi Prangli saarega, seda võite lugeda raamatust, miks see nii on. Et ta on ju teinud ekskursioone, aga see ei ole lihtsalt ainult mingisugune selline ekskursioonilugu, vaid seal on mitu lugu koos, mis toimivad. Et minu jaoks on see alati olnud suur unistus, et huvitav, mis tunne oleks olla kusagil, kus mitte kedagi teist ei ole ja on karmid ilmastikuolud. Ja siis oli täpselt selline proovikas seal Prangli raamatul, et ta on üksi oma saare poolel, paksult kõik lund täis tuisanud, mitte kedagi teist ei ole. Ja et sealt algab see olukord. Mulle läks see väga hinge ja siis mõtlesin kohe, et vaat seda raamatut ma tahan lugeda. Ja praeguseks ongi niimoodi, et kui palju väiksemaks saab üldse minna kui Prangli saar.
et ei olegi kusagil otseselt sellist miinimumpiiri. Et tegelikult ikkagi, mis loeb, on lugu ja autor, kes seda lugu jutustab ja ma arvan, et eestlased saavad, kuidagi me meelitasime eestlase sellesse sarja lugejaks läbi eksootika, et kui põnev, mis toimub Ameerikas ja oi, mis ameeriklane meist arvab. Aga näiteks, kui ma lugesin Minu Kihnut ja Minu Setumaad, siis mul oli ikkagi konkreetselt klomp kurgus, mõtlesin, et see vägevate matroonide lugu ja põliskultuuri lugu, mis me oleme kinni püüdnud ja niimoodi kaante vahele pannud. Et vaata, muidu sa lähed nagu eksootiliselt, et vaatad seda kusagilt, et näed, et sa märkad, et on mingisugused teistes maailma kohtades, et sa oled väljaspool olija ja kirjeldad seda, et no vot, siin on need välismaa pilguga vaadates põnevad külad, aga meil on need Eestis olemas ja meil on olemas need inimesed, kes polegi sellest kunagi välja astunud ja kes on valinud selle, et see on nende elumissioon. Ja see sari on andnud võimaluse neil seda nagu võimendusse panna. Et see on minu arust tõesti väga suur asi. Ja mul tuleb näiteks meelde, kuidasmoodi Annela Laaneots oma selles Setumaa raamatus kirjeldab seda, kuidas nad hakkasid tegema setukeelset kooli Tallinnas ja kogu aeg võitlesid sellega, et või vähemalt märkasid seda, et on väike võitlus sel teemal, et need võimalikud lapsevanemad saaksid ju panna oma lapse kusagile balletikooli, kuskile karatetrenni, kusagile mujale. Et miks valida seda oma põliskultuuri? Ja ta selle väga julgelt välja sõnastab, et see on sinu unikaalsus. Kui sa ei saa nagu oma last sinna suunata, su laps kaotab unikaalsuse. Terve planeet on täis neid, kes õpivad balletti ja karateed, aga sinu lapsel on võimalik õppida setu keelt. Ja kui see on hästi kirja pandud, ta laieneb tegelikult, nagu on see, et setu on väike koht Eestimaal, Eestimaa on väike koht planeedil ja minu jaoks on lõpuks see sari selline põliskultuuride märkamine ja hoidmine. Siis lugesin otsa näiteks, ma võin palju öelda, mida ma olen sel aastal tegelikult päris palju neid raamatuid üle lugenud ja ka kuulanud Rahvaraamatu ja Elisa äpist, digiridadest, et neid saab ka nagu kuulata väga paljusid. Aga tooksin näiteks Prantsuse Guajana, täiesti eksootika, aga siis onski see Eesti poiss seal ja märkab seda, kuidasmoodi džunglis asjad käivad. Kui võib-olla ei tea, kus see on, siis see asub Lõuna-Ameerikas. Ja kuidas on alles see, kuidasmoodi need põliskultuuri seadused seal toimivad ja miks nad seal toimivad. Või siis näiteks Minu Kanada, mis on hoopis see lugu, kuidasmoodi eestlane on põgenenud Nõukogude Liidust, ei tahtnud sõjaväkke minna, noor perekond, pereisad taheti värvata Nõukogude armeesse, siis ta sattus sealt Kanadasse. Kogu see väliseestlaste lugu, see nagu väga missioonitundega ju Eesti kultuuri hoidmine. Ja seal ka tuleb sisse ikkagi seesama põliskultuuri teema niimoodi põgusalt. Kui ma peaks kunagi uue Minu Kanada leidma, siis ma väga sooviksin seda, et seal oleks veel rohkem sees seda inuitide ja põliskanadalaste, põlismaalaste teemat. Aga seal tuli ka seda sisse.
ja samamoodi on seda sees näiteks hoopiski Siberisse vaadates minu Jakuutia, minu Neenetsimaa ja mina isiklikult olen läbi selle sarja, mida ma ei oleks saanud ise lihtsalt, aga just kogu selle sarja autorite abiga järsku märkasin, et ma saan maailmast paremini aru ja et kuidas no maailmas käib see põliskultuuride ellujäämine ja sellise suure massikultuuri pealetung. Ega mingi üks väike sari ühes väikses keeles seda ju otseselt takistada ei saa. Aga minu arust on see väga vägev, kui meie hulgas on neid inimesi, kes seda märkavad ja aru saavad, kuidas see maailm toimib. Ja ma mõtlen sellele, et ma käin jutustamas, vahel kutsutakse kusagil koolides õpilastele. Ja kas te teate, et õpilased ei loe eriti palju eesti keeles, nad loevad väga sageli inglise keeles. Võib-olla ei loe üldse midagi, aga siiski kui nad loevad, siis neil on see väga lihtne tänapäeval minna võõrkeelele üle. Ja mul on nii hea meel, et meil on olemas see ainult eestikeelne kirjavara, see minu sari ja nad on sellele avatud, et ma pidevalt näen selliseid noori inimesi, kes ütlevad, et nad ei mäletagi sellist aega, kui minu sarja poleks olnud, et nad mäletavad, kuidas emal oli seal kuskil öökapi peal ja kui mõelda sellele, et sari on olnud 18,5 aastat ja need kooliõpilased, kes on meie tulevik, eks ole, et nad ongi ju nooremad kui see vanus ja nad on selles kohas, kus tekib see küsimus, et palju nad üldse, mida nad maailmast jagavad ja mis keeles nad loevad ja kas nad tahavad eestlased olla. Ja ma arvan, et sellise omamoodi vimkaga tegelikult just sellise nagu natuke meelelahutusliku värvilise pealispinnaga tegelikult minu sari meelitab nad sisse eesti keelde, eestlaseks olemisse ja läbi selle tegelikult sellise suure silmaringiga maailma tajumisse ka, sest ma olen seda nii palju näinud, et inimesed igal pool ilmas elavad mitte selle planeedi peal, vaid elavad ainult oma nurgas ja nad ei teagi, mis mujal toimub. Ja minu meelest läbi selle minu sarja on see võimalus saada suur pilt kogu planeedist läbi eestlaste. Ja sellepärast tuleb seda sarja ikka natuke edasi teha ja võib-olla tempot aeglustada, aga mitte ära lõpetada. Et see on minu arusaam praeguseks. Ja sellega ma praegu ka lõpetan oma sellise jutukese enda maakodus, kus mul jookseb kokku 2 ilusat sõna eesti keeles. Üks on maa, seesama maa, kus sa võid omal näpud mulda toppida ja rohida või ka mitte rohida. Ja planeet maa. Seesama armas gloobus mul siin. Ja niisugune tuli minu selline pilootsaade. Aitäh, kes kaasa lendasid. Ja järgmistes saadetes hakkame siis sihtkohti valima. Aitäh!